vanemaid. Isa oli kirjanik Paul ja ema Linda, kes oli eesti keele tõlkija ning literaat. Elasin selles majas esimesed 14 aastat oma elust. 1950. aastal pärast seda, mu isa kuuluti rahvavaenlaseks, võeti meil 3-toalised korterid 1 tuba ära. 6-liikmene pere sai elama 2 tuppa, kus oli 5 köök. Ma olin 2-aastane, kaotati maakonnad ja vallad, kaotati Varesele valu, Mustal linnule tihane. Võib-olla avastatakse eksperimentaalselt tagasi. Julged! 1954. aastal olin siis 6-aastane. Kirjutasin vihikusse rea. Ükskord kõndis pargis mees. Takkajärgi võib seda pidada esimeseks luulealgatuseks. Seda enam, et aastad hiljem andis see mul inspiratsiooni uue luule loomiseks. Nüüd hakkas taipama, kes mida, keegi midagi ja siis sa arvad, pööningud ootavad, sa arvad, valvavad lakkadel täituvad keldrid, kojad ja hoovid, meri ja maa. Meie koolimaja tagaukse juures, kus me sisse-välja käisime, oli naaberkront eraldav kivimüür. Kivimüüri taga kasvasid kõrged puud. Sinna vennake ka alkoholikaali hüpata tahtiski. Seda ei tea me pänini, kas kelkis just ise, et suudab hüpata. Toi provotseeris keegi teine, et sai hüppa. Seda just muidugi tegi ja hüppas. Verepkünni pärast oli just haiglas. Kõige halvem asja juures oli see, et seal lebas tema isa, kel tehti just raske maaoperatsioon. Isale seda ei öeldud, et toodi poeg, kel peaperutus. Seekordne kukkumine ei olnud üheks eriti raske, oli lihtsalt üks episood traumapunktide ja teetanusüsteerias, mida Johani lapsepõlve läbis. Ma käisin kokku 6. üldhariduslikus koolis. Pärast 8. klassi lõputunnistuse kättesaamist viisin paberid Tallinna 21. keskkooli. Kaua ma seal ei õppinud. Pärast seda aitas ema mind trükikoja kommunist trükilao õpilase kohale, tänu millele sain jätkata õpinguid Tallinna töölisnoortekoolis, et kõrgkoolis. Kõik kaua ei saanud ma seal ka olla. Mul olid nõrgad kopsud ja töökoht oli ka mürgine. Minu järgmiseks töökohaks sai ENSV teatri- ja muusikamuuseumi laboratikoht, kus mul oli ülesandeks korrastada fotoarhiivi. Ma ei saa ennast rebida lõhki. Mitte kellelgi ei ole ju vaja lõhki rebitud inimest. Võib-olla mõne lapp. Jah, võib-olla küll. Oma vaimult olin ma vara küpsnoor, kes vahetas 6 korda kooli ja kes käis psühhiaatrilises kliinikus arsti vastuvõtul. Siiski lõhenenud isiksuse diagnoosi mul ei pandud. 1960. aastal viidi mind haiglasse närviarsti juurde. Tühi tuba, ennast täis. Tühi tunne, ennast täis. Tühi paber, sõnu täis. Miks? Suuril silmil vaatab aknast inimese loo. Mis ta tahab? Tahab, et tal puuduks iseloom. Aga seda ei saa tahtes. Tahes tahtmata on teel ainus viimane sõnum. Nüüd ja veel. Ja veel.
Pärast keskkooli lõppu läksin ma edasi õppima Tallinna Konservatooriumi lavakunstikateedrisse, samuti tuntud ka nime Lavakas. Peale lavaka lõppu läksin ma tööle Eesti Draamateatrisse. Oma esinemислembuse ja tahte tõttu peeti mind väga edukaks näitlejaks. Mängisin ka Hamlet ja Peer Gyndi rolle. Minu oskus luulet hingeliselt väljendada tegi minust rahvasilmis lavakilegend. Pikalt enam ei jõua. Pikalt. Võib-olla ükskord. Mina, võta ja nõua. See oli varasem kord. Oma esimesed luuletused avastasin Jüri Jüdi nime all, mis ei olnud mitte varjunimi kirjandusmaailmas, vaid ka minu alter ego. Minu luule oli mitmekülgne ja tihti muutuv. Ma võisin keskenduda ühiskonna probleemidele, püüa kergelt mängelda või õrritada. Jüri Jüdi võis oma luuletustest välja ütelda kõike seda, millest Juhan Viiding ei tohtinud isegi mõelda. Kõik lõpuni ja sinul hakkab jume. Sa kardad usku, kardad üksindust. Sa tantsid valssi möödas tühja tube ja iseenda ootad unastust. Me teame ette, kuskil kauges ajas on jälle tahe ja tuntud tee. Sa tantsid valssi ema-isa majas. Parketi all ei tantsi valssi need. Ja iga kord, kui krigisevad lauad, kui möödub kapist lauahõredast, sa vaatad alla, kus on nende hauad ning äkki pääsed valsist juhedast. Täna, 21. veebruari 1995. aastal lahkus meie hulgas tuntud luuletaja, lavastaja ja näitleja Juhan Viiding, kunstniku nimega Jüri Jüdi. Ta on saanud Eesti NSV teenelise kunstnikutiitli, 2 korda Ants Lauteri nimelise näitlejapreemia ning Juhan Smuuli nimelise kirjandusaasta preemia. Juhan Viidingut jäävad mälestama tema abikaasa, tütar ning paljud tema kunstiaustajad.